Mäletan, kuidas Raul merekooli alguses enda tutvustamisel ikka lisas, et ta on pärit Kõue külanõukogust. Ja kui praegu lõuna poolt Tallinna sõidan, siis 50 kilomeetrit enne Tallinnat hakkab jõudma Ardu ja Paunküla veehoidla ja Kõue vald, siis tuleb ikka jälle Raul meelde. Aga Rauliga tuleb veel üks asi meelde, me läksime Rauliga jälle õllesaali, aga siis olid lauad, mis olid kõrged. Kummast te käisite, kas Ülejõe või Siimpõljõge? Seal oli 2 tükki. Tähendab, see jõgi jääb siis ärgest mõlemas käinud. Aga ma tean ka, ma viiksin su kohe sinna, kui läheks. Ütleme, kui nüüd siit poolt Eesti poolt minna, siis Siimpõljõge, see oli, kus oli üks peldik, eks? Ja seal käis naised ja mehed, ja see kogu aeg oli kinni, sest see oli veel niisugune koht oli, kus seisime püsti, mitte korralik. Seal sa istud, seal oli istumine. Ei, see oli kaunis. Jutt on Klaipeda linnast ja Klaipeda kõrtsidest Õitsva Brežnevi ajal. Akvaarium oli hoopis teises kohas. No vot, seal akvaarium ümmargune laud ja meie Rauliga ja 2 teistmest ka veel selles ole. Ja tead olid johkisele, mis meie seda õlut jõime ja eks me oleme ka ikka natukene rohkem kui 1 kannu joonud. Ja hakkasid Rauliga, Raul oli väikest kasvu oli. Ta oli väikest kasvu ja tal oli selline ikkagi, niiske see alaväärsuskompleks oli. Ja need hakkasid Rauli kallal teha seal midagi, et sõnokk ja tead, et jood selle õlut, või mis sa siin hakkasid, ma räägin, et Rauli kallal, eks ole, hakkasid siis, et selle Rauli kallal. Ja kui Raul nendel mõlemile ühele alguses, siis teisele 2 kolakat oli, pani niisugused matsud neile ära, need olid korralikult läbi mõeldud. Korralikult. Pauk käes, et mõtlesin Rauli nüüd jalga. Aga tead, ma isegi ehmatasin ära, et nüüd on jälle sumkasse minek. Aga no vot see, sulle tahtis nalja teha, aga naljast ei saadud aru. Raulil olid pikad jalad. Oi, kui me litusime siis. Jalad käisid tal küll kiire. Aga see matsud käisid ka nii kähku, et need mehed olid mõlemad, no ikka palju pikemad olid. Sellised kulbed olid. Ja üllatunud muidugi. Need lauad olid kaunis väiksed olid, et sinna mahtus ainult õllekann, ega sealt ei olnud palju üle laua vaja äsadagi. Aga ta ikka nii täpselt, et ulatas. Mul tuleb tihti meelde üks Rauli ütlemine. See võis olla kas kohe peale kooli või aasta pärast. Igatahes me olime erariides ja olime lauluväljakul. Pidasime mingisugust pidu või laulupidu ja seal ajasime mitmesuguseid jutte ja nende juttude seas ütles Raul niimoodi, et kes iganes on merel sõitnud, see ei saa iial enam õnnelikuks. No ja, niimoodi ta ütles. Ja siis me läksime pärast pidu lahku pärast linna tulekut seal Narva maanteel ta vist keeras kuhugi õe poole ja järgmine kord saime kokku juba Rauli ilusa pruuni kirstu ümber Kõue surnuaiad. No, eks ma olen vist rääkinud, teate, kus Raul surma sai üldse? Päris täpselt. Nii palju, kui matlustel mingisugune laevamees või keegi laevanduse esindaja rääkis. See oli grupi mehaanik Murašov ju tõi ta siia. Need laevad, mille peal sõitis Jaan, mina ja Raul, mille Raul siis nagu vahetas ka. Need laevad olid tegelikult, kui hakata tagantjärgi mõtlema, eks ole, nad ei vastanud nagu selle õigetele eeskirjadele. Seal olid, tead mis olid alalisvoolu mootorid. Seal olid alalisvoolu. Terve laev oli alalisvool. Kõik oli alalisvool. Raul siis tuli lõpuks nagu sõitis selle minu laeva peal, eks ole, ja tekkis lekke. No ma käisin oma laevas. Gaasitoru nagu või? Seal oli niimoodi. Vedelatoru või? Ei olnud gaasitoru. Selle laeva nimi oli Julius Janonis. Kõrgsurve silindri kaitseklapp hakkas lekkima. Ta hakkas nii kõvast lekkima, läks pahin tagasi, tuli nagu seda gaasi. No ja masinist muidugi hüppas sealt jooksu ja tead, enda nagu, kuidas öeldes, nahka hoida tõmbasid minema, äratati Raul ülesse. Ja Raul jooksis sinna, aga Aafrikas see oli Raulil lühikesed püksid jalas, eks ole, sortsida läär oli. Ja Raul jooksis sinna ja tõmbas gaasimaske endal pähe.
aga seal olid reostatiga lasti, noh, käivitus oli kõik selle reostatidega neid käivitati ja Raul pani selle avariinupule kohe vajutas, eks ole. Aga reostat viskas ennast nullasendist seal tagasi, aga seal olid kõik need klemmid, eks ole. Säde käis ja sellest piisas, mis ta oli siis 21% ja käis plahvatas. Terve see külmamasin oli siis plahvatust täis. Nii et ta ikkagi ei saanud mitte nii-öelda selle vedelaga? Ei, põletus. Raul sai põletushaavad. Ja Raul sai neid põletushaavad, ta jooksis ise veel masinast välja kõik tead, aga ta oli juba kõik sortsid ja noh, need olid kõik põlend, ihu oli põlend ja aga plahvatus oli nii tugev, ütleme siin keldris nagu Jaani korteriski siin all oleks plahvatanud, eks ole. Üleval oli siis nii-öelda, noh, ma räägin meretervis, kajuutkampaani oli seal all oli, eks ole. Et kajuutkampaanis põrand oli juba tõver oli. Kuumis oli kõik, jah. Ja televiisor oli laua peal, televiisor viskas kohe sealt laua peal, noh, see oli lendad kusagil nurka seal, noh, kajuutkampaanias nii-öelda. Ja Raul läks võt selle, nii et, noh, selline, ei oleks tohtinud, ta ei vastanud nende ohutustehnika, nagu ütleme, eeskirja. Ta oli liiga vana. Ta oli vana, 59 ehitatud selle aega. Pervo Maisk oli esimene. Võt selline oli Raul siis see. Aga mis ma tahan veel öelda, et see Rauli, kes mehaanik kutsus sinna laeva, nad olid, hiljem Raul oli juba maagumärk oli ja siis see mees tuli ütles, et Raul andis mulle, ma olin Raulile võlgu ja maksis nagu ema kätte andis raha, see summa ei, noh, see aeg oli ikkagi 500 rubla. Jah, andis 500 rubla ja Raul oli baasis, üks aasta oli tunnistatud parimaks mehhaanikuks. Parim rehvmehaanik ja Raul oli autostu loa saanud siis. Aga ta siis ei plaanid seda auto välja osta, loovutas sellele, noh, andis kas vanem mehaanikule või kellegi, no loovutas enda järjekorra ära. Ja rohkem, noh, ei olnud tal autot enam vaja. Noh, mis lugu on siis Raulist ka. Seda ma räägingi, et noh, et kui oleks mina äkki sõitnud selle laeva peal, oleks võib-olla kunagi minuga juhtunud. Tõid seda teada. Siin paremal Raul hakkab küüsi peale panema, aga Oival on küüs peal ja kass Atar on süles. Jäi mälestus sinust mu kodumaa neid, olen sust kaugel ei kätsuda anda, kirdetul eile sul tervisi tõi. Raul on äärmine vasakul. Suudlustest mulle ei piisa, neid ihkan ma miljoneid. Surnuks sind suunaks mu piiga, kui laip ei reedaks mind. Raul on paremalt teine. Ilus oli tüdruks seal Venta jõe kaldal, Eesti poiss kiiresti omaks tal sai. Õrnus osinaid Kuramaa tuultes Troopikas Nikolai Sütsari pahtritekil Luku Varda juures. Sest mulle ei piisa, neid ihkan ma miljoneid. Surnuks sind suunaks mu piiga, kui laip ei reedaks mind. Raul tõstab siin pitsi Arvo Pulmas vasakult teine. Õhtud nii paljud ma sinuga veetsin, ise oled süüdi, et armastan sind. Pisarad silmis mind ära sa saatsid, igatsev mälestus lohutab mind. Suudlustest mulle ei piisa, neid ihkan ma miljoneid. Surnuks sind suudaks mu piiga, kui laip ei reedaks